Jauki jau. See pikk paus oli. No jõulud olid ja aastavahetus ja... Palju tegemisi. Ja siis ei tulnud ühtegi head automõtet ka. Tegelikult üks on meil veel seal. On nagu pooleldi... See jõhku veits ja. Asjad tulid peale. Aga vahepeal juhtus siis nüüd niimoodi, et... Sa suutsid ise mingi pilli välja sebida, millest video teha? Jaa. Kas see on see sama kollane või? Ei ole. Sellest tuleb see. See on Margussi see videoprojekt. Siin tuleb veel neid saateid. Aga ühesõnaga mina siis, nüüd on esimest korda oleme Kaidoga nüüd täiesti stokk auto juures, mis on enne kuulmatu. Sinna me oleme jõudnud. Jah, aga me otsustasime sellest autost teha video 2 põhjusel. Esimene põhjus on see. See on sinu auto. Ma tahtsin tegelikult see üks teine põhjus. Aga jah, see on minu auto ja siis ma tahtsin teha sellest video. Ega see Peugeot ei ole? 670. Ja teiseks, neid autosi on minu teada üks on veel Eestis. Ehk siis see on nüüd teine, mis on umbes sama. Ja, olen pilti näinud. Jah, lähme guugeldame. Lähme guugeldame. No nii, mis pill on? Väga imelik pill on. Ühtegi seda embleemi pole ka ees, et ma ei saagi aru, mis auto see on. Ei ole, aga selle ma orderisin eile. Tegin esimese kingitusauto ja teise kingituse. Üks juba oli, jah. Esimene kingitus, ma juba tellisin WC-koolid jõudsid kohale. Ma mõtlesin, et lapp oli esimene kingitus. Kuivatus lapp eestsi ka, aga sellega ma kuivatada ei osanud. Pärast oli ikka siiru keeruline. Aga mis asi see on siis? See on peaaegu on Camry, aga teised rattad veavad ja on postilane auto valepoole rooliga. See on meil siis Toyota, eesti keeles öeldes siis JZX100. Ma olen seal Jaapani drifti videotes näinud neid pille palju. Ja see on seal rämme popp auto. Seiser on see. Ja see on, jaa, seal on popp, me ei teagi, miks arvatavasti need ei maksnud seal midagi. Pikk telje vahe ja lanna lasta ja osadel mudelitel oli turvokesse vahel. Aga siia kapoti alla me veel jõuame. See on midagi huvitavat seal või? Nii ja naa, pigem mina ütleks, et... Diisel? Neid tehti diisleid. Kaspari ajalootund. Jaa, ajalootund. Nüüd, keda ei huvita, siis ei huvita, aga mina soovitaks kuulata sellepärast, et... Kaspar räägib. Ma nüüd viskan selle pommi ka. Sest mida häirib, et Eesti auto YouTuberid isegi tunne autosid ära. Ehk siis suur sedaan Jaapanist JZX100. Hakati neid tegema 96, tehti kuni 2001. Vahepeal tuli väikene muudatus. Nüüd ma hakkan seda ka nördi juttu ka rääkima. 2 aastat oli 3 värega, pärast läks üle 2 värega. Tunnet ära, tagatulede järgi veel. Need on väliselt kõige lihtsamad erinevused, mõned asjad veel. Sisu natuke muutus ja nii edasi. Aga üldjoontes täpselt sama pill. Nüüd, kindlasti paljud on kuulnud, on veel Mark 2 ja see Cresta. Need on põhi on sama, aga kere on erinev. Ehk siis see oli minu meelest niimoodi, et Mark 2 oli nii-öelda baasmudel, Chaser oli niimoodi sportmudel ja Cresta oli siis luksmudel. Jah, midagi sellist. Laias laastus kõik asjad samad. Mootorite osas oli siin valikutes, siis oli meil diisel, mingi põhimõtteliselt iluksi pealt, mingi 2.4 või mingi asi. Aga need ei olnud JZX-id, need olid GX-id. Siis on siin veel olid siin ühesõnaga kiilus kinni. Need jaapanlased olid nagu natukene nagu selles mõttes nagu ulme vennad, et nad võtsid ühe auto ja tegelikult seal oli rämme palju nimesid.
erinevaid neid modifikatsioone. jah, nii, jõuame nüüd sinna, JZX-100. seal oli meil Avante, mis oli ka siukene mingi imeliku halli sisuga. 4-vedur oli Avante 4 ja siis mingid asjad olid seal veel ja siis jõuame selle tegelaseni, mis on Tourer S ja siis see kõige kangem mudel, ei tea, mis see näeb. Kõige kangem mudel oli Tourer V. V nagu veel spordim. Sport ja veel sport. Just nii näete, see oligi, ma tean. See oli lühiajalugu. Ja Eestis on siis üks veel, see on Egoni oma ja Egonil on... Kas teil tuleb miit ka suvel või? Ma arvan küll. Ma tegelikult tahtsin miitida ta autoga juba aasta vahetusel, aga nii kiire, et ma jõudnud talle külla. Aga tema oma on siis facelift ja on Tourer V ja on Pärla valge. Ehk siis ta suutis... Okei, tal on spordim kui sul. Ja ta suutis kõik asjad praegu ära märkida seal option listis. Veel seda nördi juttu. Kui keegi tahab veel targem olla, tahab sõprades ka ülbitseda, siis need on meil nüüd siis pre-face'i tuled. Ehk siis jätke meelde, valgosa keskel, faceliftid valgosa üleval. Kui keegi lihtsalt meelde jätta. Millised muudatused? Kui tuleb kuldpildaks küsimus, et on pilt ja mis on pilt seda öelda? Pre-face'i. Mingi nurga alt vaat T36. Ja ma panin Instagrami pildi, siis ma tegin selle pildi mustvalgeks, siis ma ise vaatasin ka, et 36 asja. Mina vaatasingi, et 36. Depo tuled ja 36. Siis taga, selles mõttes on nüüd seda autot on väga huvitav näidata, sest stockpill. Tuuni juppe pole väga näidata. Antikas. Aga Antikas on OE. Ma ei tea, miks on sellel pillil diisli stiilis sumps. Ja see, et ta ei ole see kõige kangem mudel, seda näitab, et siin ei ole neid... Lisasid. Jaa, et kangemal mudelil oli tehasest lisad. Kas sa tahaks neid või? Kas neid või siis täitsa bodykiti nagu? Sest see on üks auto, see on esimene auto mul elus, kus on bodykit, üks sportiste ja põhjavalgus. Ja need kõik sobivad. Ja oleks real deal nagu. Aga ma teen selle lahti, sest siin on üks huvitav asi. Ja põnev asi minu jaoks see, et see pild on nagu mingi 3-4 suurune. Sama ajastu ka 39 algus, ütleme niimoodi. Suur sedaan ja pakiruum nagu suur. Väljast vaatad, auto on ikkagi suur. Iste on kaugel ikkagi. Ja teed pagassi lahti ja... Mis nali see on? Kas see on tagamootoriga või? See on nagu MR2 või? Väike pagass ja siis on mootoriruum. Ma nagu aiman, või ma teadsin seda, aga ma ei oodanud, et see nagu... Nii väike on. Ühesõnaga, R33 Skyline'il oli samamoodi. Siin taga oli aku ja mingid asjad. Ja samamoodi lõppes ülivara ära, kuigi auto oli suur. Ja need jaapanlased... Neile ei meeldi asju vedada. Jah. Laibad on ka lühemad. Aga ühesõnaga, põhjus, või mis seal taga on kütusepaak. Eks kütusepaak on tagasilla peal, mis siis on... Põhja all siis ei saa pihta ja siis on äkki kaalu rohkem tagasilla peal. Ma ei tea, mis nad mõtlesid. Aga nagu siin ei saa isegi neid visusuuski ei saa. Midagi ei saa. Jaa, et ma ei suusata, muidu mul oleks... Sinu jaoks on kuni see ebapraktiline. Ja asju saab vähe vedada, jah. Õnneks mul on see asjatöödamispill ka tulemas. Ühesõnaga, see auto tuli Jaapanist Poola selle aasta maikuus. Arvele võeti juunis. Unikum oli ka veel Poolas. Vend võttis ta unikumina arvele, sellepärast, et oli lihtsamalt. Ja mina ostsin ta nüüd detsembris, ehk ta oli pool aastat seal Poolas. Auto läbisõit on 82 000 kilomeetrit ja isegi japsi paberite peal, mis on need sinised importpaberid. Kõik on nagu legit. Ja põhja alt mingit pilti polnud, ma kandsin plekki suvalisele vennale Poola, auto toodi ära, tõstsime selle ülesse. Ja ma saadan need Mobla pildid. Need on küll kehvad. Mobla. Hello? 30-30-ga tegin. Aga nüüd põhja alt on näha. Eks japsi pilli põhivärk sinna ei panda mitte midagi. Seal on mingisugune õrn, mingi kirme midagi on. Aga rohkem ei panda midagi. Ja põhja alt see auto on ka... Esinduses on samasugused. Jop. Ehk siis, kui muidu mõtledki, et projektikas võiks olla rooste vaba ja värk, et oi, kus ma siis ehitaks. Nüüd on natuke selline tunne, et kõik on liiga hea. Eestlase jaoks on nagu liiga hea. No siin ta ütleb, et mis sa tegema pead. Vaatas seda. See on tutikas ref, kasutamata parekkar. Illar on puudu, vallarid on all.
Ja need taskus, vaata siia saad, viska korra kaamera objektiivi siia auku. Kaido paab siia. Noh, Purfi! Ma avastasin sinna mingid lisapistikud, mis sinna saab panna. Vaatasin nagu. Tahtsin sinna jõuda, et see... siin pool on need tungraud, mis pole kunagi... Tunginud. Jep. Ja pagassis oli see plekkar, aga all on need vallarid. Diskid. Need on OE 16 korda, mis on 6,5. Ja need on... Camry all ka või? Arvatavasti Avensised ja kõik asjad tulid samade velgedega. Ma loodan, et need väga kaua siia jää, aga tegelikult on täitsa toredad. Eriti meeldivad mulle need löödud kaalud siin. Suvalistesse kohtadesse. Ja iga refimees teab, et kui siit nagu umbes siia oleks saanud panna nagu... Selle kaalu oleks siia poole tõsta üks nulli näidanud juba. Aga jah. Kaspar näitab praegu oma seda pädevust. Vaatame, mis moodi ta seest välja näeb. Ennem rääkisime, jah. Mina monoloogisin, et need pre- ja facelift on ju. Ühesõnaga jälle, teeme seda jälle. See siin on siis pre-iste, kus on need triibud niimoodi. Faceliftil on siin mingi säbruline asi. Et esimene kord vaatad peale, siis tundub sama. Rool, mul on ilus 4 kodaraga see Hayatse rool. Uuemal oli see 3 kodaraga... Nardi või? Ei, samasugune, aga ma ei tea, Avensise pealt võib-olla. Ja tegelikult karbon oli ka see, kus juures, fun fact, see on päris karbon. Ma lugesin internetist. Ühesõnaga see karbon oli ka, uuemal oli vist natukene midagi teistmoodi. Äkki suurem siis selle, nagu mina. Suurem kiud. Jep. Nii. Kindlasti nüüd paljud mõtlevad, et... Valelt poolt lähed sisse? Jep. Et miks sa vaene rott selle vale pool rooliga ostsid, aga seda autot ei olegi tehtud siis vasakpoolse rooliga. See ongi see, sa oled õige JDM-i mees. Põmps nii on, jah. Et siis saadki oma kontaktid, on kui vaja McDrive'i minna, lähme koos, jagame. Hallo. Mis ta ütleb sulle? Ta ütleb, et tere tulemast uude Toyota Camrysse, meeldivat sõitu, loodan, et auto töötab ilusti ja ei lähe katki ja hoia peal. Vähemalt see on, muu see jaapani keel on veits roostes, aga... Midagi sellist, jah? Jep. Näe, taga oli see D-badge tehtud, ühesõnaga Tourer ja see Sport. Kas sa paned tagasi selle või? Ei pane. Tahaks selle Chaseriga tegelikult ära võtta. Siis on eriti see inimestel mõistatus, keda huvitab. Topsi-hoidjad, kuhu ei mahu mitte midagi. Ma ei tea, võib-olla mahuvad jah, need 0,3 kokad. Siin on mingisugused powerid ja mingid asjad. Ja jah, te nägite õigesti. Automaat. Automaat, jah. Aga... Tõmbad tee peale, siis sõidab küll, jah? Jaa. Tee peale neutral droppi saab teha. Oled proovinud? Ei ole. Pärast teeme? Ei tee. Aga selle mootoriga, mis siin autol on, me jõuame sinna, ei saanudki tellida muud teha, sest kui ainult seda automaatkasti. Aga... See on esimene vihje neile tõsistele fännidele, kes oskavad juba arvata. Aga juba eile või üleeile otsisin kõik koodid välja, lappasin Balta kataloogi ja... uurisin, palju see 3. pedaal maksma läheks. Nüüd on ainult selle Elke või Amservi tagasi üritus. Jaa, et ongi see üleskutse Elke või Amservile, et kumba teist kõvem tegelane on siin Eesti Toyota turul. Ühesõnaga, tehke ülihea hind mulle sellele siduripedaalile. Mul on kõik koodid olemas. Mis sul see kontakt on, kuhu need kirjutavad? Kirjutab kas või info@raketipass.com ja öelge, et Chaser ja siis teine asi veel. Mul pole talvel kuskil autot hoida. Ja see on nii hea eksemplar hetkel veel. Teil on paar head parkimiskohta raudselt üle. Jep. Äkki mahub kuskile, Lasnamäe Elkesse või siis Järve Amservi või et hoiaks seal. See näeb sama värske välja nagu need Corollad seal teil rivis või Aurised või mis Toyotasid tänapäeval müüakse. Jaa, see on päris hea, sest see poolakas hõõrub seda normaalselt ennem. Et selline käsi peseb kätt, vaata, et te saate näidata. Ma saan hoida, kuni lumi ära sulab. Aitäh teile! Nii, aga siin sees põhimõtteliselt see makk käis alla ja seda te juba nägite või siis näete nüüd
Ja nüüd siis lähme vaatame, mis siin kapoti all siis on või? Mis arvad? Oi, see on küll huvitav, no. Lähme vaatame. Ees saame neid tulesi ka näidata sellepärast, et see pill on tehase Xenoniga, mis on minu arust äge. Mis need mootori variandid olid, mis mootoritega need masinad tulid üldse? Mootorite variandid olid niimoodi, et oli 2JZ-GE, läks vabalt hingav, aga need olid need Avantede peal, siis oli see diisel, millest ma rääkisin. Siis oli mis see diisli see kood on? Ei tea. Kuidas nii? Ei huvita. Siis oli see sama mootor, mis on IS200 peal. Kas on äkki mingi... Okei, see 2-liitrine rida 6 või? Jah. Siuke oli. Siis oli... Vaata, midagi oli veel. Ühesõnaga, 1JZ-G oli, 1JZ-GT oli ja... Oota, ma tahan selle... 1JZ-FSC või? Mingi siuke asi oli ka vist lõpuaastatel. Aga see on mingisugune direct injection mingi värk. Ühesõnaga, see mootor kõlbab ainult sinna vana rauaks reaalselt. Nüüd Bob the Hood ja hetk, mis siin on? Siin on meil diisel. Ei olegi 1JZ-GE VVTi. Mis see on siis? 2,5 rida 6 või? Jep. Jaapani M50. Jaapani M50. See on meil siis, nagu Kaido ütles, 2,5 2 nukkvõlliga VVTi, ehk siin ühte nukka veel krutitakse, vanos. Ühe vanosega see M52 ja üks JZ on ju. Kilovatti on sellel mootoril 147 kilovatti, ehk siis rohkem kui M50 ja M52. Mis me siin siis näeme? Täiesti stokka poti all. Radikas on siin on ju ja sisselase ja siis lihtsalt, mis on huvitav, et see tüübid on selle potska pannud siia kannu peale niimoodi, et sa ei saa seda ägedat strutpaari. No jah, sest nad tehasest kohe mõtlevad selle peale, et sa tahad selle struti panna. Antituun. Aga siin on mul see üks üleskutse on mul veel. Kui sinul või sinu sõbra vedeleb Kas see käib ka nende Elke ja Amservi meeste? Kui sellest 2JZ saab ju. 1JZ ei saa või? Ma ei tea, ma pole neid koode veel sisse tulnud. No las nad löövad sisse. Ühesõnaga 1JZ, GTE, VVTi mootor. Mul oleks vaja. See on siis turbokas? See on turbokas, single turbo tehasest. Ta on niisugune vähe ümaram siin. Kas sul on vaja nagu tervet mootorit või siis ainult seda rauaosa? Ühesõnaga ma oleksin rahul kõigega, oleneb hinnast. Kas siis lihtsalt püstak ilma kolledeta või siis on sisselase olemas, väljalaset pole või on kogu komplekt. Pakkuge kõike? Kõike, jah. Lekkivaid, täitsa suva. Oota, aga sa tahad ikkagi tuunima hakata siis ühesõnaga? Nagu mingi osa minust tahab, jah. Ma ise arvan, et kui ma teen tuuningu selliselt, et ma relakat sisse ei löö keresse, siis see on aktsepteeritav sellise auto puhul. Ja muidugi. Ja Jaapanis on tehtud neid aastast 96. See on suvaline E34 Jaapanis. Ja selle auto väärtus on, ma arvan, turbotehnikaga on see nagu kõrgem. Kedagi ei huvita see NA lõppkokkuvõttes. Aga mul tuli veel meelde, et see NA pillil on nii-öelda väike differ. Ja siis... See on sama, mis sellel? Jah, sinna sisse sobib IS200 sisu. Kui kellelgi on üle IS200 LSD, oleksin huvitatud. Sa põhimõtteliselt nuiad neid varuosi või? Jaa. Eks mul on LSD-d vaja, siis mul on kellegi 1JZ-i vaja, siis mul on Elket vaja või Amservi. Siduri pedaali osakonda. Ja autot tojustada. Mina tahaks huviga teada, kumb teist on kõvem Toyota maale tooja. See on päris hea challenge, kui nad vaatavad. Ma mõnda kutti tean, et kui vastus tules, ma saadan mõnele kutile, kes saadaks selle koosolekule. Ülemustele. Üks asi on veel. Ma ikkagi mõtlesin, et kui juba läks siin nuiamiseks, siis ma ütlen lihtsalt ära, et see põhjakorrosiooni kaitse pannakse ka ja seda teeb CSG Customs. Perik teeb, nii et tead küll, mis see praegu tähendab. Esimene asi siis, ma tahan öelda, et lugemine on normaalne, selles mõttes, et lugege autode kohta. Teate rohkem, on nagu toredam, et kui sa kuskil pead küttama, mis autos on, siis sa ütled, et õige auto nagu. Teiseks see Taevoo Lanos. Ei olegi või? Ei ole jah. Ja teiseks, et kui su sõbral on E36
ja su teisel sõbral on E46, siis sa ei pea nagu nende kahe vahel ainult valima. Et nagu osta täitsa mingi suvaline pilt või noh nagu mõtle laiemalt. Osta midagi ägedat. No põhimõtteliselt küll. Või no 36 ja 46 on enam-vähem. Noh, ei ole ka, saate aru küll. Lasta jääda. Mul tuli üks asi veel meelde, mis vaja oleks. Seda, kui kellegil on Recaro SR3-sid, need on siis tegelikult Evo 4 istmed. No neid võib ka jagada, aga mitte 350 euriga paar. Neid on mul pakutud, see on natuke palju. Kaspar ikkagi tahab niisama saada peaaegu. Auto maksid palju, pole kulud. Ja on kõik, Kamriga on praegu kõik, vaatame, kus see läheb, kas läheb Elkesse või läheb Amser või läheb hoopis maale mul koju. Ja siis suvel hakkame tuunima või kevadel. Suvel hakkame sussi ka laskma, kui sa praegult ei lase. Jaa, suvel laseme purni, üks koobas on rehvi puru täis. Vähemalt üks ratas läheb ringi. Jah, midagi. Like ja subscribe. Jah, like, share ja subscribe.